Vahel räägitakse, et vanemad inimesed ei oska tänapäeva uute asjadega nii hästi toime tulla kui noored. Paljud siiski oskavad. Ja need, kes ei oska, võivad igatahes ju õppida. Igaühel on õigus õppida uusi ameteid, ükskõik mis vanusesse ta parasjagu jõudnud on. Eestis on seadus, mis ütleb, et vanuse tõttu ei tohi kedagi haridusest eemale jätta. Vaatame, kuidas Svetlana otsustas edasi õppida. Svetlana on 50-aastane. Ta töötab juba palju aastaid müüjana. Svetlana tunneb oma tööd väga hästi. Isegi nii hästi, et ta tahaks saada poe juhatajaks. Siis saaks poe tööd veel paremini korraldada. Poe juhatajal peab aga olema hea haridus. Seepärast on Svetlanal tekkinud soov edasi õppida. Aga Svetlana kahtleb, kas see on ikka hea mõte. Svetlana otsustab sõbrannaga nõu pidada. Sõbranna ei julgusta Svetlanat. Sõbranna arvab, et ülikooli lähevad ainult noored. Svetlana on ju lausa juba vanaema. Pealegi käis Svetlana koolis viimati palju aastaid tagasi. Mis saab siis, kui ta ei tule ülikoolis toime? Svetlana otsustab siiski veel oma tütrega rääkida. Huvitav, mida tütar arvab. Svetlana tütrel on väga hea meel, et tema ema tahab edasi õppida. Tema ema on nii tubli ja võimekas. Kindlasti peaks ta edasi õppima. Nüüd õpibki Svetlana ülikoolis. Ta on väga õnnelik, et tütar teda julgustas. Õppida pole üldse raske. Paljud asjad tulevad Svetlanal isegi teistest paremini välja. Enam Svetlana endas ei kahtle. Igaühel on õigus õppida uusi ameteid, olenemata sellest, kui vana ta on.